kallid sõbrad. Ja nagu mulle öeldi, et palju õnne sünnipäevaks minule tagantjärgi. Olen väga tänatud, et ma siia Eestimaa pinnale sellel põhjusel ka tulla sain. Ja see esimene väikene rituaal oligi just väikene tervitus ja kõige kaugemast otsast, et tuleme kõige kaugemalt siia maale lähemale, siis läheme tagasi kaugustesse. Jutt oli siis nagu kasaritest ja need on nii kauged ülimassiivsete mustade aukudega raadiogalaktikad ehk kosmilised majakad, mis seal praegu hetkel meie näeme siin võib-olla universumit alles lapse kingades. Ja kui te tahate teada, mis seal kvasaritel praegu toimub, siis tuleb varuda selleks aega tiba 13 miljardit aastat. Aga ega universum ise ka palju vanem ei olegi, mõnes mõttes kõigest, teises küljes on see suur number, 13,8 miljardit aastat. Ja seal siis ongi need, millega tänapäeva astronoomid paraku vähe tegelevad, aga natuke tegelevad ka ja mul oli au viibida Tokyos, kus oli siis klaverikontserti esiettekanne Kvasarid, mida mängis vasakul käel. Vasakul käel ei keegi muu kui Isumu Tatenu. Tema pool aega elab Soomes ja pool Jaapanis ja tema siis oli au see mängida. Nüüd mul tuli ka uus plaat välja Heiver tähtedega. Kahjuks teile näidata praegu ei ole, sest ma saan nüüd plaadi, ehk ma saan tulevikust ka seda jagada teistega. Aga jah, see käik oli päris kena, sellepärast ma selle looga tahtsingi alustada. Mis puutub üldse vasakule käele kirjutamist, võib-olla mõned heliloojad kirjutanud, minu teada andmetel on praegu 3 heliloojad, kes on vasakule käele kirjutanud klaverikontserti orkestriga. Üks on Maurice Ravel, üks peaks olema Johannes Brahm ja üks siis peaks olema Urmas Sisas, siin ma olen. Nüüd jätame need kauged galaktikad ära ja tuleme kõige lähemate galaktikate juurde. Ja üheks meie linnude naabriks on ei miskit muud kui naabergalaktika kena tüdruk Andromeda, kes on tegelikult ka kolmiksüsteemis, olles 3-liikmeline perekond. Ja Andromeda oleski siis esimene lugu, mida ma tahaks teile serveerida.
vara veel. Ja see, mis me siin ka pilti peal näeme, see on tegelikult üks suur armastus, ehk siis universumi armastus. Ja kui looja selle katla ükskord küdema pani 13,8 miljardit aastat tagasi, siis ta tegi selle nii geniaalse, et ta ei pea isegi vahele sekkuma. Kõik need fundamentaalsed astronoomilised reeglid on nii täpselt ära paika pandud, et mitte midagi siin juhtuda ei saa. On hea meel öelda ka seda, et universum kokku kunagi ei kuku, vaid järjest kiiremini paisub ta laiali ja seda igavesti. Oli, aga otsa ei tule. Ja kõik see, mis me näeme, see on ise küll kaduv väike. Me näeme paljasilmaga umbes 3,000–6,000 tähte ja siis väikse vöödina näeme ka linnuteed, sest linnudest on ka väga palju legende, müüte räägitud. Viimasel aastal, mäletan veel ka märtsikuus, olid meie nii Eesti kui ka Soome taevas uhked virmalised. Ka suht harva esinev nähtus, aga see on siiski kohalik taevanähtus ja sellest süüdi ei keegi muu kui meie päike ise. Nii et kui päike aktiivne on, siis on virmalisi rohkem näha, aga virmalised on üks lummavamad taevanähtusi üldse, sellepärast ma otsustasin ka natuke virmalisi mängida. Puhkan oma käsi ja jalgu, sest mul on hea meel ka väike üllatus teile teha ja kutsuda siia klaveri taha minu enda tehtud tütre. Tiiu Sisas, palun. Magistrikraadiga pianist, natukene tutvustab ka sellist taeva poolt, mida meil eestlased ei näe. Nii et mul õnnestus ka ükskord Austraalias käia, vaadata seal lõunataevast ja ühe osa niisuguse väga väikese paadikujulise tähekuju nagu kameelioni alapealkirjaga Tundlemine kuulaks Tiiu esituses ära.
Bravo, bravissimo, Tiiu. Aga nüüd ma tulen põhiteema juurde ja ma ei tea, mis imeasi see küll oli, et just selline tore pilt mulle kingiti, sest ma ise olen mõneti ka Plejaadi asukas. Ja kui paljud inimesed võib-olla arvavad, et meie siin planeedil Maal oleme üksi, nagu näiteks Karl Marxi filosoofid, siis ma kindlalt on väita, et me ei ole üksi. Elu ei ole mitte ainult planeedil Maa, juba sellepärast, et tänapäeva astronoomia tegeleb ka teiste tahkete planeetide ehk eksoplaneetide avastamisega. Peamiselt on küll Jupiter tüüpi pruunid tähed, aga nii jahipenide tähtkuus ja nii paljudeski tähtkujudes on leitud juba selliseid planeete, kust võib olla vett ja õhku ja mille ümber niinimetatud tollase päikese tiirutavad planeedid, kus võib olla samalaadne elu nagu ka meile. Minu oma elu ilmselt kuskilt või kontaktid on mul Plejaadide tagant, täpsemalt töötas Huiti planeedi pealt. Vene keeles palun seda sõma mitte nimetada, paluti mulle öelda, kui ma seda teost kirjutasin. Aga pole hullu, selline ta on. Ja seal on vahvad olendid, kellega ma olen kontaktis juba 93. aastast, ma veel nimesid ei nimeta, sest mul on konfidentsiaalne suhe. Ja niimoodi ma saan sealt kosmilist energiat ja muusikat ja kõike seda teoseid, mis ma üles kirjutan. Seega ma ei ole mitte helilooja, vaid ma olen võib-olla kas nende poolt või siis ka mujalt või üldse niisugune väikene ümbervahendaja, aga õnneks Huiti autori kaitse ei sega mind seda tööd tegemast. Et ses mõttes, maapealses mõttes ma võiks jahendi siiski heliloojaks pidada, aga Plejaadid on üks kaunimaid täheparvi üldse, mida me oleme märkanud, eriti talvetaevas, aga ta on ka sisuliselt väga vähekest aega loojuv. Ja need on nii noored tähed, nagu siingi pildi peal näeme, et ei ole praegugi veel valmis saanud kõigest 45 miljonit aastat vana kõigest. Ja selle taga kuskil on see asteroope, siin peakski olema, ma ei saa praegu öelda, kui mitme valgusaasta kaugusel see Huiti on selle tähe juures kuskil. Vähemalt see oli niisugune teadmine, selle teadmisega ei pea mitte midagi peale hakkama, kuid seda küll, et küll need UFO-saladused ja kõik need, kes meil siia külla tulevad, küll need asjad ka lõpuks füüsika paljastab. Aga Plejaadide kohta on ka väga palju toredaid legende räägitud. Ja minul tuleb meelde Karjala maailma loomise müüte seoses nende taevasööla tähtedega, et ei olnudki veel maad, oli ainult veed ja vetes väikeses paadis sõudis Jumal, kui nägi teises paadis olevat vanatühja oma selja taga. Jumal küsis tühja käest, kes sina oled? Tühi vastas kõlava selge häälega, mina olen Jumal. Jumal ehmatas ära, aga kes siis sina oled? Mina olen jumalate Jumal. No okei, mina olen jumalate Jumal ja sa ka Jumal, et mille üle me jumalad oleme, meil pole ju sentimeetrikki maad. Teeme ruttu valmis, ütles tühi, teeme pealegi. Aga kuna tühi oli kaurikujuline veelind, kes suudab pikaks saaks vee alla sukelduda, ole pai, mine too sealt natukene maad ja siis vaatame, mis juhtub edasi. Ja nii tühi toimibki ja Jumal arvas ka, et ega see maailma loomine päris kergete killasse töö ka ei peaks olema ja otsustas talve kohale tuua ja kasvatas terve vaksa jääde. Tühi püüdis küll jääst välja rabelda, kaotades okku palju sulgi, aga selle suure rabelemise peale kadus ka maa tema nii-öelda sulgede vahelt minema. Palus Jumal teist kordagi minna, kui juba 2 vaksa jääd olid vee peal, ei saanud ka seekord tühi maad vee peale tuua. Jumal küsis, kas sa nägid seal vee all ka kedagi? Kohe
ja jõuamegi, see Andromeeda on sealpool otsas küll praegu pildi peal, vaadake korra pilt sinna. Ja nägin seda tütarlast, nüüd kutsun seda Andromeedaks, palu maad ja palu õnnistust, ega sa muidu seda maad veepinnale saa. Ja nii tühi toimibki ja enne imet tühja käes hakkab järsku maa kasvama. Nüüd mõtles vana tühi, kas ma nüüd suure vaeva nägija, jumal, kes ainult paadis istub ja ma taldusin ködistab, et pean kõik siis maa talle andma. Äitult aga mõttessegi, peitis osamaad põske ja üle maa andis ta Jumalale. Jumal rahulikult pillutas läände ja pillutas edelasse ja lõunasse ja itta ja kagusse ja hakkasid aasal taljendama, lilled õitsema, linnud laulma, loomad häälitsema, isegi siga kuskil siin ta on. Ühesõnaga kõike seda ilusat, mis me praegu siingi kandis näeme, oli siis Jumal jõudnud ära lüüa, kui järsku nägi vana tühja oma selja taga püst, nii hirmus suur nagu pall. Ja siis Jumal küsis, mis su vaeseki juhtunud? Tahtsin ka maad luua, sülga ruttu välja ja muidu maab sul õhki. Vanatüü siis sülgabki plirsti põhja poole, tulevad kärestikud, kuristikud, kaljud ja kanjonid. Jumalale meeldi see tegu, et kuule tühi, mis sa teed, et kes siis nii ripakalt, räpakalt maa toob? Sinule ei meeldi minu loodud maa. Vaata, kui see sulle ei meeldi, siis me jagame selle maa otsemaid ja pooleks. Hästi, jagame pealegi. Tahad sa kuivamaad? Tahad sa märgamaad, tahab tühi muidugi kuivamaad saada, aga Jumal ütleb, mul ei ole sulle kuivamaad anda, igal pool on ookeanid ja mered ja jõed ja järved, sood ja rabad, vihma, lund ja rahed, kõike tuleb taevast alla, haskaks sood on kõikjal, vana tühi jäi maast ilma. Küsis Jumal, kas sa tahad toored puid saada või tahad kuivanud puid. Tühi tahab ikka toored elavaid puid saada, aga ütleb Jumal ka selle peale, et iga toore puu küljes on natukene kuiva oksakest ja nii jäi vana tühi kõigest ilma, mida Jumal talle sellisel kombel pakkuda tahtis. Ja siis sai tühi üsna kurvaks ja mõtles, mis must nüüd saab. Pole maad, pole puid, pole taimi, mitte midagi mul ei ole ja äkki Jumal tapab mu ära. Jumal kratsis kukalt, ütles, see on sul hea mõte, jah, muidugi ma teen seda, sa oli mul tüliks, kes siis niimoodi maad ju loob ju. Vana tühi lubab kiiresti puu sisse peitu pugeda. Jumal lubab ta piksega pooleks raiuda, saab tühja sealt kõpsti kätte. Vana tühi lubab patuse inimese sisse minna, kes patusena metsa jookseb. Lubab paar piiska püha vett peale pritsida ja saab selle inimese seest tühja kätte. Igale poole, kuhu tühi lubab minna, igalt poolt Jumal tema kätte ka saab. Ja mõtles äkki vana tühi, aga äkki lähen kalju lõhe sisse siis. Jumal alastas see peale, hea küll, mine peale, kes siis sulle paras paik on, jah. Nagu näete, oli vaja tühjalegi siin ilmas kohta leida.
vara veel, jah, et nagu sai öeldud, et ilma armastuseta ei oleks ju mitte midagi, kõik aga ikkagi jällegi universumist. Meie planeedil Maal valitseb duaalne süsteem, olemine meheks ja olemine naiseks, teineteist armastada, et jätkuks elu, nii kaua kuni päike meile soojust ja valgust annab. Päikesel jätkub seda energiat meile veel 7 miljardiks aastaks, kui me ise siin selleks emakese planeedil lollusi ei teeks. Ja nii on ka tähistaevas väga palju selliseid armastuse sümboleid. Universum ise on küll monoteaalne ja huitilased on ka monoteaalsed olendid, aga see ei olegi peaasi, et on leida ka päris ehtne abielusõrmuse kujuline udukogu otse lüüra tähtkujus ja punktikene keskel ka. Tavaliselt see on ka meie päikese saatus. Ükskord päike paisutab nii laiali, muutub punaseks siidtäheks, ampsab maakera ka enda sisse ära ja tõmbub valgeks selliseks kääbust teemant täheks ja jätab selle uduloori. Ene Ergma ütles, et päike on kõige igavam täht selles mõttes, et tema uurib rohkem selliseid suurema mastaapseid tähti, nagu näiteks Betelgeuse Orioni tähtkus, mis korraga siit välja vilksas, sest tema ampluaa on rohkem mitte küll Riigikogu, aga pigem mustad augud ja neutrontähed. Aga see abielusõrmuse kujuline lüüra tähtkus anniskune mõtte, et jääme ikkagi teineteisele armsaks olevusteks, nii me kestame toredasti edasi, lüüra õnn. Ja meie maal on siin ka päris toredaid muidki taevanähtusi, nagu näiteks langevad tähed, mida me aegsasti ka astronoomidega nüüd juba 20 aastat uurinud oleme, loendanud. Sellest räägime ka natukene hiljemgi, Perseuse, Perseiidid, nii et kuskil 60 soovi tunnis sai 12. augustil seekord
see on siis tempelsihtle komeedi jäänukid, hakkab nõtakas nagu varvemaks jääma augustikuu tähesajud, vähemalt nii palju viimasest seminarist ma sain teada, et kui ma tahan niisama uhket taevanahtusi näha langevaid tähti, kui ma nägin 20 aastat tagasi Kaari kraatri ääres meie esimesel astronoomialaagris, siis mul tuleb elada 100-aastaseks. Aga kui minu vanaema hakkab varsti juba sinna poole tüürima, siis ehk antakse mulle elupäevi ka, siis ma näen, jälle saan üle 300 soovitunnis esitada. Millest on juttu? Juttu on kividest. Taevas on kive maa ümbruses päris palju, muidugi seda kosmilist prahti ja prügi on ka palju, neid aeglaselt liikuvaid tähti. Mis teha, tsivilisatsioon on nii lai, et tahab juba kosmost vallutada. Aga meie meteoriitidena ja meteooridena, siis need on need taevased kivid ja ongi niimoodi, et ka meil maal seda kivi on piisavalt palju, kuigi tegelikult üldkosmoloogilises tähenduses on kivi suht defitsiitne asjanduse. Aga ma tahaks kõigepealt selle loo puhul nagu tänada Avet, kes mind siia kutsus, tänu kellele ma siin teie ees saan olla selles sidases koduses Eestis, kuigi ma paraku olen turuvarblane praegu. Ja Ave, kes minu pärast isegi Pärnus seljaossas klaverigi ära tõi, siis arvasin, et tuleb ikka tulla. Ja muidugi omal ajal, kui me füüsikalaagris kokku saime aegasti, siis ma kirjutasin ka Rein Einastu tekstile Elukivise, teen väikest reklaamigi, nii et olge paid ja tulge külastage minu autorietendust, see on siis päris huvitavaid asju, koori seades saab ka seda Elukivis Ükskord-ometi Eesti kõrv ära kuulata, palju toredad muidki asju, see on siis 1. kuni 4. oktoobrini ja väga huvitav, kui huvitav, ma võtan 2 koera ka klaveri taha mängima, kes mul praegu siin klaverit mänginud on paar korda Soomes. Aga see selleks, nii et siis kivis on elu, kivis on jõud, kivis on lootus, kivis on kutse, kivis on suur väljakutse.
ja siin me teeme tõesti aplausi, aga mitte mulle, vaid Avele. Aga lähme rõõmsasti edasi. Juba tahaks ühe legendi veel rääkida ka meie linnuteest. Ja linnutee on siis meie kodu tähesüsteem, nagu Andromedasse, ega meie linnuteesse mahub 150 miljardi tähte, keskel on must auk, mida ümber tiirutavad siis kerasparved ja kõike seda, mida me siin ilusatel piltidel näeme, välja arvatud kauged galaktikad. Nüüd linnude ise on siis Andromedaga sarnane kolmiksüsteem oma Magalhaši pilvedega, mida ma ka Austraalias ära nägin. Ja näete, see on, vaadake korra selja taha, see on see abielusõrmuse kujuline udukogu, mida ma mängisin enne Melukivis, et siis jääb see meelde, kellel on see tulevik, kellel juba selja taga see tore sündmus nagu pulmapäev. Aga linnudest räägitakse kui taevasest majast, ja ükskord taevaiit kärkis taevataadiga, kas sul häbi ei ole elada seal linnude majas? Taevataad tehmatas ära, ütles, et mis mu majal viga on. Maja see selline on. Paljud taevatähed seal. No missugune see maja olema peab? Vaata, vaat sina taad, oled nüüd niimoodi. Kogud kõik linnud loomad kohale, nad raisad ära tapad, ja nendest luudest ja kontidest ehitad omale suure vägeva maja. Vaat see on maja. Taevataat arvas, et jeide käsk on väga tähtis, mis siis ikka teeme ära. Aga sellega linnuloomad nõus on. Selleks tuli koosolek kokku kutsuda. Ja siis taevataat kutsuski kokkutuleku, kui tulid kõik loomakesed, linnukesed, kõik, kes seal olid niimoodi, kes sabad taga välkusid ja tuli terve konsiilium kokku. Ainuke, kena ei olnud näha selles koha peal, oli öökull. Eit käskis, öökull tuleb ka kohale kutsuda, kõik tuleb ära tappa. Taat läks siis metsa öökulli, otsime, oligi öökull oksakese peal. Taat küsis, me ootame sinu järgi, et vaata, Eit käskis niisuguse pulli teha, aga et tule siis ka meie hulka. Öökull stoilise rahuga, küll ma tuulen. Läks siis Taat tagasi, ootasid tundi, tükati teist ja kui 3. tunnil ei tulnud, siis läks öökulli juurde, öökull ikka istus selle oksakese peal, ütles, küll ma tulen, oota rahulikult natukene. See natuke juba oodatud terve ööpäev ja mõned tunnid sinna veel lisa ja kui ööpulli nähtus, siis ütles, kuule, kaua me nüüd sinu järgi siis ootame, et me peame ikka siis lõpuks ära otsustama, mis me teiega teeme. Hea küll, eks ma siis ju tule kah, aga ole kena ja ava see koosoleku ruumi aken. Kohe krabin tegi akna lahti, tuld kuskilt seda öökulli. Läks jälle pool päeva, kuni rahulikult öökull lendas akna serva peale, nokk oli aknast välja, paljad saba ja suled olid kogu selle konsiiliumi suunas. Taevataat kärkis, minu Eit käskis ära tappa luudest ja kontidest maja ehitada. Sa ei tule isegi kohalegi õigeks, et kas sul ei meeldi see mõte, mis mu Eit käskis teha. Öökull on vait. Miks sa vait oled? Ma mõtlen. Milles sa mõtled? Mõtlen sellest, et kas maailmas on rohkem elavaid inimesi või surnuid inimesi. Iga pool inimesed siblivad siia-sinna, ütles Taat, millal nad ära jõutsivad surra. Siblivad küll, aga vaata, kui inimene haige, siis ta ei jaksa enam tööd teha, siis ta veel viriseb ja ei saa teda päris elavaks ja teda nagu ka pidada. Või see Taevataat mõtles, et tegelikult haigeid inimesi on tõesti väga palju. Aga mind ei huvita see aeg, mind huvitab hoopis see maja, mida me Eit käskis ehitada. Öökull jälle vait. Mis sa nüüd vait oled? Ma mõtlen, mis sa siis nüüd mõtled? Huvitab, kas seal ümberringi kõik niisugused toored elavad või surnud, kuivanud puud. Kõik haljendab igal pool. Igal pool on rohelist, millal nad ära kuivada jõudsid.
no ja aga mine lähemale vaata siis, kui toore puu küljes on palju kuiva oksakesi, on palju kuivanud puid, et ei saa ju päris tooreteks elavateks neid puid ka ju pidada. Ja sul on jälle õigus, kuivipuksi ja kuivipuid on palju. Aga maja, kas oli meelise mõte, ma tahan ehitada seda maja? Mitte mina, vaid mu eit. Öökull jälle mõtleb. Ja mis sa siis nüüd mõtlen? Ei, ma mõtlen nüüd seda, jah, et kas nüüd maailmas on rohkem mehi või on naisi. No ikka mehi on rohkem, arvab taevataat. Ei ole ka sellega öökull päri. Et vaata, kui mees oma peaga ei mõtle ja teeb nii, nagu naine käseb, siis teda ei saa ju päris meheks pidada. Nagu näiteks sinu naine käskis linnud loomad kohale kutsuda, nad ära tappa, nende luudest ja kontidest isegi vägevat majagi ehitada. Aga siis, kui sa seda teed, siis oled ju naine ju. Öökull, ma ei ole naine, mingela kõik laiali, ma ei tapa mitte kunagi mitte kedagi ära, jätka mu hing üldse rahule. Ja viimasena lahkus öökull, kes ütles, kui sa teed nagu naine, siis oledki naine. Ma mäletan, kui ma seda müüti rääkisin ükskord Austraalia eestlastele Sydney linna kontsertsmajas, siis üks vanem daam solvus nii kõvasti selle jutu peale, et pani ukse nii paugu kinni, et krohvi tuli lausa laest alla. Nii et kallid naisterahvad, kui ma kedagi jutusin selle legendiga riivama, siis ärge pahandage. Jutt on lihtsalt selline, linnude maja on ikkagi oma maja ja räägib ikka taevatähtedeks, seal pole tähtis, on ta mees või naine. Seda saab öelda küll ette. Linnudes ja teistes galaktikas tähed on enamjagu ka õnnelikus abielus, nagu näiteks Alfa Geminorum Castor 6-liikmelise perena koguni 10 miljardit aastat ilma tülideta koos elanud, vot kust eeskuju võtab, või näiteks jõulutäht Capella ja teised paljud sellised tähed on õnnelikus kooselus. Ainult üks vahe, nad on täpselt samasugused nagu inimesed. Nad evolutsioneerivad, nad arenevad. Neil ainult üks asi puudub. 2 tähte ei tee 3. tähte. Nüüd siis linnutee mustadel klahvidel. Nii, ja nüüd siis lähme
edasi ja järgmised 3 tähtkuju tahaks veel ka mängida, mille üle ka jälle mõtiskleda. Korra ma rääkisin langevatest tähtedest Perseuse tähtkujus ja selle juurde tahaks ka tulla ja seda mõtisklust pakkuda, mida taevas üldse meile pakub. Ma pean ütlema niimoodi, et päike on nagu meile ikkagi toitu, soojust, valgust annab, nii nagu emakemaaga emapäike peetakse rohkem nagu naise võrdkujuks ja mees on niimoodi, meie sõber Kuu on ise tarkuse sümbol ja annab väga palju mõtteainet meile. Tema on sootu olend legendide põhjal. Ma ei hakka teisi planeete praegu siin nimetama, aga Kuu, kui me vaatame näiteks täiskuud tõusvana, siis me näeme ühte vanamehe pilti ja siis, kui ta hakkab nii-öelda lääne taevasse loojuma, siis järsku mehest saab naine ja suure paunaga ehk nii-öelda sünnitava ema võrku ehk nii-öelda elu jätkamise naispoole annab ta meile kätte, nii et temas on mõlemad pooled. Ja täiskuu ajal ka tihti on kas heliloojad aktiivsemad või siis ütleme pätid aktiivsemad, sest antakse valgust, nii vähemalt mulle kuskilt kuulsin. No on aga agarust ja vahel isegi, kui ma kuulen näiteks Allo kosmosesaated või keegi räägib, et täiskuud, mine ükskord õue, vaatame täiskuud või täiskuu ajal isegi magama. Seda rääkis ju isand Einar Lai naise ju. Et siis vaadake, kuidas ta siin otsa vaatab, sa saad sellise kaihvi, et oi. Aga mul tuleb meelde ka üks sellest kuust ja päikesest olemiseks üks niisugune legende Hantide maalt, miks on sedasi, et kui on talv, Kuu paistab kõrgel, ei ole soe, on ilm ikkagi külm ja kui suvel Kuu madalal paistab suve ajal, siis on ilm soe, aga Kuu on nii madalal. Mansi müüt on küll natukene pikantne, nüüd ärge ehmatage, sellised müüdid ikka kipuvad veidi ehmatava nii mõndagi. Ma ei hakka näiteid tooma praegu siin. Ja elaski kord vend ja õde. Nad muidu elasid päris kenasti, ainult et õel oli kombeks süüa inimesi. Ja muidugi siis vend läks metsa jalutama, jõudis veekogu äärde, võttis riidest lahti ja läks vette ujuma. Siis tulid 3 kena tüdrukut ja otsustasid natuke nalja teha ja peitsid nii-öelda lepaotse pandud venna riided ära. Vend tuli veest porgand paljane välja ja ütles, et see tüdruk, kes minu riided ära peitis, on nüüdsest minu naine. Selleks osutus päikesejumala tütar. Ja kui teadis, et õde muudkui sööb aga inimesi, siis oligi vaja vend ära päästa ja nii läkski see paar üles päikesele. Ja vend käis sealgi metsas, jalutas ja muidu elasid õnnelikult koos, kuid alati, kui vend koju tuli, olid tal silmad millegipärast punased. Siis nii-öelda päikese emand siis küsis, et miks su silmad punased? Puud peksavad vastu silmi mind. Päike muidugi läks puudeda törel, sa ei tohi minu vennale niimoodi teha, ta on ikkagi ju minu tütre mees ju. Aga puud ütlevad niimoodi, et vend igatsusest koju nutab oma silmad punaseks. Päike ütles selle peale, sa ei tohi puude peale valetada. Aga hea küll, mene siis koju pealegi tagasi. Aga igaks juhuks anna ma sulle 3 esemet, talismanni, taelatükike, kivi ja kamm. Ja nii sööstiski vend tagasi maa peale, aga õnnetust oli selle ajaga õde kõik inimesed ära söönud.
ja parajasti mängis oma ema kolbaga, mängides kulli ja kirja, et kui nägu kukub ülespoole, siis vend tuleb koju, kui nägu allapoole, siis vend ei tule, kolb kukkuski nägu ülespoole, nägi vend, hakkas juba taga ajama, et seda ära süüa saaks, ka vennal tuli meelde kamm ja viskas öö ja venna vahele, sinna kasvas lõputu laas. Ja õde hakkas puid närima ja närima ja närima ja sai juba jälle venda kätte saamas, kui vennal tuli meelde kivi, viskas jälle sinna vahele ja tekkis lõputu kalju nende vahele, aga õde näris, need sädemed lendasid ja oli jälle venda kätte saamas, kui vennal tuli taelatükk meelde, mille ta viskas, ja siis tuli lõputut tuli nende vahele, õde sülgas ja sülgas ja lõpuks sai ka tule ära kustutatud ja oligi saanud venna kätte, hakkas venda tirima, aga päike juba nägi seda ohtu ja hakkas vastu tirima, tirisid ja tirisidki venna pooleks. Südamega pool jäi siis päikesele, mis paistab kõrgel taevas, annab meile sooja, ja kuu madalalt on tänu päikesele valgusele küll täiskuuna, aga südameta pool jäi siiski vennale ja paistab kõrgel taevas kuuna, kuu on taevas kõrgel, aga soojust ei tule kuskilt, sest südant ei ole. Nüüd mõned tähtkuud ka siia juurde. Selleks on siis, otsingi siis väike vanker nimetusega rahu, siis ma hakkan natukene siin märatsema, hüdra ehk kajatus ja see, millest natuke juttugi oli, Perseus, mõtisklus.
tasapisi otsi kokku võtma ja korra teeks ühe väikese rännaku veel Austraalia poole peal ja üks ilusamaid tähtkujusid, mida ma seal jäin vaatama, üks loomulikult me kõik teame Lõunaristi, aga mulle meeldis see kuldkala selles mõttes, et seal leidub ka meie linnude naaber, lähinaaber, ehk siis suur magalläni või magaljashipilve. Ja seoses sellega, kuna ta nagu udu kogu kujuline on, selline niisugune ebakorrapäratu naabergalaktika, siis saigi selle kuldkala ala pealkirjaks pandud Siiludus. Ja siis, kui ma sealt Austraaliast tagasi lendasin, siis ma elasin veel Jänedal, kus on siis ka tiba 1500 kontserti antude. Ja siis üheks tellijaks oli mul Eesti Maanteevalitsus. Ja muidugi ma ei teadnud, et see on selline rohkem süldipidu kui kontserte. Sellepärast, et kui ma hakkasin Andromedat mängima täistaevast, mis mul tellisin, siis olid pooled võtnud isegi tantsima. Aga kuidas sa tantsid, kui lugu läheb poole kiiremaks? Selgus, et kogu Maanteeamet oli täis nagu tarakan. Aga mis oli huvitav see, üks hõikas veel mängi Saaremaa valssi raisk. Siis ma ei hakka seda sõna nimetada, kuhu ma saassin ta raiske. Aga lõpuks siis sai ka see lugu ära mängitud, mis ma tahaks teilegi mängida. Mina olen kaine, te olete ka kained ja Saaremaa valssi ma mängima ei hakka. Küll aga siis, kuna nendele läks see lugu nii hirmsasti hästi peale, siis ma panin selle loole ka teise alapealkirja Rõõm udus.
See oli siis ametlik lõpetamine. Nüüd võiks tulla ka pidulik lõpetamine. Ma tänan teid väga. Miks mul see lugu järsku meelde tuli? Nimelt Karlsruhe linn, kes kirjastab minu muusikat, sai ka värskelt 300-aastaseks ja siis oli au kirjutada niisugune lugu nagu Karlsruhe 300, aga mitte see ei ole põhjus, miks ma järsku seda meelde tahtsin tuletada. Nagu ma ütlesin, meil on kodus 2 pianisti, ma natuke hingeldan sellest loost, ja üks neist on siis Hiina Arjaskoer, Klaara, kes tuleb siis klaveri taha meile siia oktoobri alguses mängima, ja teine on väike Chihuahua, koer nimega Tibi, ja tema on pianist ja helilooja, ja seesama vaikne kena muusika ei ole mitte mina selle autor, vaid see autor on koer, kes sellisena teema 4 käpaga mulle sisse mängis. Minu asi oli ta kirja panna ja loomulikult andsin poolhonorari talle kontidena.
ja nüüd siis veel nii-öelda see, mis, kuidas öeldakse, meil kunagi Jäneda loomaarst ütles, et sa oled ka ühe loo kirjutanud, see lugu mul siiamaani mängimata. Et tulen korra oma lapsepõlve juurde tagasi, see oli aasta siis 1975, no jah, siin on juba tiba 40 aastat tagasi, aga siis ma olin alles 14-aastane poisikludu, kui minu kasuisa kinkis mulle Beckeri tiibklaveri augustikuus, mis jääs ööseks õue, sest majas oli remont. Ja nagu ma mainisin, need toredad perseiidid ja need soovid, mida ma sain esitada, imekaunis ja soe õhtu, tähis taevas, panime töömeestega klaveri jalgade peale, istusin klaveris pimeduses ja hakkasin musitseerima ja järsku ma tundsin, et tähed valisid minu hoopis ära. Ja niimoodi siis jäi mulle silma ette Cassiopeia, mida ma siis tol öösel esimest korda mängisin. Ja siis oli kõik teised tähtkus, kirjuta mulle ka midagi, kirjuta ka mulle midagi, kirjuta mulle ka midagi. Ja nüüd mul on au juba, ma langesin tsüklisse, ma mõtlen tähistava mõttes, au kirjutada siis ekvatoriaaltaevast, mida tellisid 2 toredat jaapanlast, Takahiro Akiba ja Jusko Hosiaika. Pool sellest teosest on valmis, 22-osaline. No ja siis veel põhjataevas veel, või nii-öelda polaartaevas veel lisaks, siis on mul sellega põhimõtteline elutöö tehtud. Aga miks mitte selle looga lõpetada, millega ma üldse alustasin tähtedest muusika tegemist.
pole jah, mis kontsert niisugune on, kus isalugu ei ole. Aga mul on üks isalugu tõesti olemas, ma võin kas hommikuni mängida, neid on palju, aga üks, mida ma olen ikka vahel ka mänginud, see on hästi pikk lugu küll tegelikult, katsuge ära kannatada. Ma räägin või mängin see õigemini linnude sünnist kuni selleni, missugune tema valmis sai, ehk universumi loomine muusikas. Selle loo kestvus on 13,8 miljardit aastat, ärge ehmatame, katsun natuke lühemalt hakkama saada.